Ja, tere! Mina olen siis Tarmo Tamm ja kui mind siia kutsuti, siis ma olin puidutööstajal Käsmu külast, et vahepeal on toimunud demokraatia pidupäev ja tänan kõiki, et neid, kes meid usaldasid, liberaalsemat maailmavaadet ja ühtlasi Eesti 200, et nüüd ma olen tõesti Lääne-Virumaa esindaja Riigikogus. Ütleks nagu sellega veel huvi pärast juurde, et ma olen nagu kuidagi imelikul kombel ainukene Lääne-Virumaalt, kes ei kuulu EKRE-sse ja kellel on mingisugunegi side Lääne-Virumaaga. Ega teil väga mujale kaevama ei ole minna, kui te millegiga rahul ei ole. Aga siis selle nii-öelda esimese poolega, et ettevõtja poolt, et mina üldiselt ei ole ma olen küll, võin öelda, et mul ei ole mitte midagi tuumaenergia vastu, aga ma ei ole suuremat sorti tuumajaama sõber Eestisse, et selles mõttes see kas Letipea või mingi muu koht ei olegi nagu esmapilgul oluline. Ja miks ma ei ole, et sellel on ka omad põhjused, sest et tuumaenergeetika mulle tundub, on nagu täiesti eraldi tööstusharu, et see ei ole selline väiksemat sorti kohver, et mille saab keldrisse pista, siis sealt hakkab vool välja tulema. Ja kui sa hakkad mingisugust uut äri tegema, kas riigina või ettevõttena või, no siis sul peaksid olema mingisugused eeldused. Ja no eelduseks on tavaliselt vaadatakse, kas toore on, et kui me vaatame Eestis, et tooret ei ole. Siis vaatame, et kas meil kompetents on. No kompetentsi minu teada ka ei ole. Ja kui me vaatame, et kas kuskil väga müüa on, siis suurt jaama teha ei saa, sest et kaablit on suhteliselt nadid ja väike, nagu me teame, tavaliselt on ebaefektiivne või vähemalt ebaefektiivsem kui suuremad. Ja kui me nüüd veel vaatame, et vaatame nagu Letipead, et Letipea on Tallinnas selline 100 kilomeetrit, siis Helsingi tuumajaam on suhteliselt sama kaugel. No, et ma eeldan, et Tallinn on selline ka voolutõmbekeskus, mitte ainult kõige muu. Ehk et siis ei ole vahet, kas panna Helsingisse üks reaktor juurde või hakata Eestist tuumariiki tegema. Mis on muidugi huvitav, on see, et Eestis on peaaegu saamas tuumariik läbi Fermi Energia juhatuse otsuse, mis tekitab sellise toreda tunde, et kõik on nagu võimalik. Aga me räägime veel tööstusharust, et siis et Eestis ei ole ilmselt mõtet teha ka autotööstust, sest see on väga igasuguste ressursside mahukas, ta on Eestile võõras, ta on täiesti uus ja meil ei ole lihtsalt seda inimressurssi, et meil tegelikult täna ei piisa, ega tuumajaamas ei saa töötada mingid rumalad inimesed oma olemuselt. Ja kui täna vaatame, et kas meil on neid tarkasid töökohtasid rohkem kui inimesi, no siis kindlasti ei ole, et meil on insenere puudu, meil on IT-spetsialiste puudu, meil on kõiki väga sarnase profiiliga inimesi puudu ja seega tundub, et hakata midagi täiesti uut rajama ei ole ka mõtet. Nüüd, kui isegi oleks kõigil mõtet, et siis ütleme, see probleem on ju mitmekihiline, et kui see kõik oleks ikkagi veel okei, et siis ja tuumajaam tegelikult nagu tore asi. Ja ma ei hakka nagu Marek siin säravat ehitust sul kordama, eks ole, et siis tuumajaam ei ole tavaliselt saanud õigeks ajaks valmis. No peaaegu mitte kunagi ei ole saanud õigeks ajaks valmis. Lisaks on ta läinud alati oluliselt kallimaks ja see võib olla justkui nagu omaniku probleem, aga see, et ta ei saa õigeks ajaks valmis, see on tegelikult nagu ühiskondlik probleem. Kui me täna otsustame, et tuumajaam tuleb 31 aastaks on valmis, siis võib öelda ju, et mure on maas, et nüüd ta siis saabki, et ootame ära 5, 6 aastat, 7 aastat ja siis on kõik korras, aga meil ei ole mitte mingit garantiid, et ta siis 31. aastal valmis saab. Ehk et me võime avastada, et ta saab hoopis 41 valmis või ei saa mitte kunagi valmis ja siis me teisi tegevusi ei tee, sest ega Eestis ei saa toota lõputult energiat, sest ta lihtsalt ei mahu sisse ja välja ära mööda kaableid. Nii et sellest see nagu häda ongi. Ehk et see oleks nagu see ettevõtja vaade sellele tuumajaamale. Kui me vaatame nüüd selle värsket vaadet nagu poliitikuna, et millest siis nagu oht on. Ega poliitiku on ju selline, ma olen nii aru saanud, et selline tegelane, et ega tema midagi väga otsustada ei taha, eriti valjuhäälselt. Ta on nagu siis valmis otsustama, kui ta on peaaegu kindel, et rahvas arvab samamoodi.
ja ega siis Fermi energiamehed ka rumalad ei ole. Nemad vaatavad jälle teistpidi, et algul räägime, et tuumajaam kohe tuleb, tuumajaam on tegelikult ju olemas, tegelikult see on juba otsustatud. Sealt tuleb hästi palju hästi odavad voolud ja kui vool veel, kui energia juhtub veel parasjagu kallis olema, ja siis on see suhteliselt populaarne jutt ja ma üldse nagu imesta, et siin eelmisel ettekandes oli, et inimesed toetavad, ega erakonnad koosnevad ju inimestest, aga see toetuse alus, ma kardan, et on natukene vale. Sest inimesed eeldavad, et see lahendab kõik probleemid ära, sellega ei kaasne mitte mingit jama, me saame palju voolu, saame rikkaks ja kõik on juba hästi ja tegelikult me ei pea mitte midagi tegema ka. Et see on tegelikult selle toetuse alus, miks ta niimoodi on. Ja siis teine oht on veel see, et ega siis kui aastal 2024 hakkab Riigikogu otsustama, et kas Eesti siis hakkab tuumariigiks või ei hakka, siis on karta, et see lobitegevus või see raha sellesse lobitegevusse, see raha hulk suureneb nagu oluliselt, et rõõksõnal oluliselt. Et me võime kõik selleks valmis olla ja vaadata siis, et kuidas kellegi arusaam muutuma hakkab, ja kui te juba mind ka näete, et ma ütlen ka, et tegelikult on juba äge mõte see tuumajaam siia teha, noh et siis on ikka päris kindel. Et umbes niimoodi see peaks siis käima. Nii palju miljardeid. Jah, ma just mõtlesin selle peale, kas 1 või 2, eks ole. 2 on parem alati kui 1. Tegelikult kogu aja jooksul umbes 6. No, ühega nii ma sellest aru saan, et kui kellelgi on midagi küsida, et küsige, ma ei koorma teid siin nii pika jutuga, et... Oskad sa öelda ka oma erakonna laiemat vaadet? Mina lugesin valimisprogrammi ja sealt luges mulle vastu teistsugune vaade tuumajaamale. Ütlesin, et ega erakond ei ole ühte ju, aga meil põhimõtteliselt on, ka Lauri Hussar on seda kõva häälega öelnud, nii mulle kui avalikkusele, et meile sobib tuumaenergia ja tuumajaama me enne ei tahaks nagu seda nõus sellega olla, kui meil on kõik asjad selged, et ma täna ütleks, et kui on kõik asjad selged, et jättes veel ütlemata, et täna on kõik ebaselge. Nii et ma arvan, et kui me peaks täna juhatus hääletama, siis ei oleks, siis tuumajaama ei toetaks. Ma arvan. Üsna veendunud. Vist. Aga ma ütlen veel, et lobi ei ole kohale jõudnud, nii et ärge pange pahaks.